Tere! Täna on isadepäev ja käime meie müstiliste esivanemate radadel, kelleks on seenekesed. Meie oleme DNA poolest lähedasemad seentele kui taimedele, näiteks puudele. Ja mõned indiaanlased, eks ju, indiaanlasi, neid nii-öelda hõime oli palju erinevaid. Nagu soome-ugrilaste hõime oli palju erinevaid, et eestlased, soomlased, ingerlased on lihtsalt üks koondnimetus mingitele hõimudele, eks ju. Nii, aga osad pidasid seda nii-öelda tähtsana või pühana, et seened on teadusega olendid, keda ei söödud, vaid nendega suheldi ja kommunikeeriti. Ja siis on jällegi seenekesi, kellega on suheldud ja kommunikeeritud, eks ju. Näiteks meie see jõuluvana traditsioon, see naljakates riietustes jõuluvanake, et üks asi on see Püha Nikolaus, kes on see ristiusu nii-öelda patron, pühak. Aga teine asi on see, et saamelased seal põhjas Lapimaal, nemad läksid, riputasid kuusepuude külge kärbseseenekesi, et nad saaksid seal kuivada. Ja siis nad vahepeal söötsid oma põdrakestele kärbseseenekesi, kes siis kusesid selle välja ja šamaanid jõid seda ja ka tavalised inimesed, eks ju, tavalised saamelased, eks ju, kes iganes nad olgugi. Ja nad nägid nägemusi ja nad tihti nägid ka päkapikke oma nägemustes, eks ju. Vot, nii. Ehk siis nad manustasid ja kusjuures saamelastel on selline müütõhik nagu põdra kusem, poron kusema. et põhjapõder peab iga teatud aja tagant pissima, eks ju. Et selline müütõhik. Aga nii. Ehk siis saamelased näiteks tarbisid neid seenekesi, kärbseseeni, siis nii-öelda psühhoaktiivseid seeni on meil kasvab ka puuseentena puude küljes. Aga see ei ole tähtis, see ei ole liiga tähtis, et näiteks meil on aastaid teatakse seda, et seal Muugal või Maardus seal piiri peal käiakse põllu peal ja korjatakse neid võluseeni psilopsipiiniga seenekesi, mida siis süüakse ja mis on keelatud niimoodi, et politsei valvab põllu kõrval neid seene ja korjajaid, eks ju. Mõnes mõttes jumala haige värk, mõnes mõttes ka aru saada, sellepärast et meil on igasuguseid keelatud aineid ja oma ebaküpsusest paljud inimesed kuritarvitavad igasuguseid aineid. Õnneks seenekesi pole võimalik kuritarvitada, aga siin videos ma ei soovita ega soosi nii-öelda psühhotroopsete ainete tarbimist. Et ma küll kuskil teismelisena ja noore mehena sai söödud neid seenekesi eri vormidel ja kujul ja isegi käidud ayahuasca tseremooniatel, kus Will Smithid ja Stingid ja paljud teised kuulsused käivad, et oma egost jagu saada. Aga see pole see, mida ma soovitan, sest ma tegelen helidega ja ma usun, et absoluutse heliga, kongihelidega niimoodi jõuab samade märkamiste kohtadeni, mis ei ole nii-öelda sisse tungivad kehasse. Et ikkagi mingi teadus tuleb keha sisse, kes hakkab sind juhtima ja annab sulle juhiseid või suunab sind, eks ju. Ja siis sa, kas jälgid neid juhiseid või võitled vastu. Et see on nii-öelda psühhedeelikumide nii-öelda otsene mõju. Aga see on ka kuritegu, mis toimub nii-öelda riigi või riigi seadusandluse tasandil, kus kriminaliseeritakse ja siis ka sataniseeritakse seenekesi ja loodusest tulevaid nii-öelda asju. Et see on väga ebaloogiline. Näiteks meil oli see üks kuulus šokolaadimees, kes hakkas kärbseseene šokolaadi tootma ja riik esitas talle mingid trahvid ja teda hakati nagu taga kiusama. Et see on ka minu meelest täiesti ebaloogiline ja ebavajalik tegevus. Ja nagu ma tegin oma seisukoha selgeks, ma ei poolda ega ole vastu selliste nii-öelda võluseente kasutamisele, vaid ma ütlen, et kui sa tunned kutset ja kui sa tead, et see on nagu asjalik tegevus, siis palun väga, aga kui sa tunned, et see pole sinu jaoks asjalik tegevus, siis palun ära tee, eks ju.
aga seened ise, eks ju, meie jalge all siin, ma trambin siin miljardite kilomeetrite mükoriisa ehk siis seeneniidistiku peal. Ja tänapäeval on selline asi tekkinud ka inimestes nagu mükofoobia, eks ju, just nende samade seente näol, mis ma rääkisin, need psühhedeelsed seened, et kas kärbseseen või psilotsibiini seenekesed ja nii edasi. Aga enne vanasti hoopis suheldi seentega, saadi neilt tarkuseid, et sama asi juhtub minuga, et ma lähen metsa ja just puuseened räägivad minuga. No mitte niimoodi bla, vaid tuleb see tunnetus, et tule korja mind, et ma olen sulle kasulik. Näiteks täna ma korjasin seda musta pässikut, et nüüd ma teen mingi vea kindlasti, et ma ajan musta pässiku ja kasekäsna omavahel segamini, et neil oli mingi vahe just selle nimetuse poolt. Üks on mustavärvi seen ja teine on selline nagu seenekujuga, viljakehaga seeneke selle puu küljes. Ja kui olla veel eriti täpne, siis üks, kes on see must selline asi, ühel päeval ta on ka selline ilus seeneke, ta on ühe päeva selline hästi ilus, siis ta nagu mureneb kokku selleks mustaks puruks. Aga ma saan neilt kutseid või näiteks soome keeles on ta kandakääbe, et ta on siin kollakas, mis on selliste kuuskede küljes eriti, et lagundab neid. Et neilt ma saan nii-öelda kutseid ja selgitusi, et tule, võta meid ja joo. Ja siis ma vaatasin, et indiaanlased ka kasutasid seda sama seent ja ta on maksapuhastaja ja maksab tugevdaja just eelkõige. Kui näiteks must pässik, tema viib raske metalle kehast välja ja mingi Siberis on teda kasutatud vähivastase asjana ja nii edasi. Et tänapäeval ei tohi öelda, et nad tervendavad milleski. Et meil ongi nii-öelda riiklik meditsiinimafia kahjuks. Äkki on õnneks, äkki see on millegi jaoks hea. Ma täna just mõtlesin, kõik on millegi jaoks hea. Vist. Kes teab. Aga nii. Ehk siis need seenekesed, et nad on igal pool ja nad lagundavad. Nad muudavad ümber mineraale. Nad toovad mineraale ühest vormist teise. Nad teevad koostööd. Näiteks praegu on väga populaarsed need 25 umbes seeneliiki, kes aitavad inimest väga tugevalt, et mis on reishid, seesama tšaaga, eks ju, lõvilakk, aga neid on veel terve hunnik seeni, keda ma ei tunne, kes samamoodi aitavad inimesi. Näiteks toored kukeseened on parasiitide vastu, eks ju. Ja siin on meil järvekene seal, eks ju, siin on järv ja siis seal järve peal on saar. Ja ma ükskord läksin sinna selle paadikesega, meil on siin 2 paati ja 2 supplauda, läksin sinna saare peale. Ja seal kasvas selline nii-öelda labidakujuline suur seen. Ma alguses arvasin, et see on reishi. Kui leida siit Soome loodusest reishist, see maksab 3000–4000 eurot kilogramm. Kullakamakas. Aga siis ma avastasin, tegin uuringut, et see oli hoopis veel haruldasem seen ja tema nimi oli umbes mingi labiotaulukko, midagi sellist. No igatahes labidakujuline reishi, millel on suhteliselt samad omadused. Ja siis ma tegin selle asja, et ma tegin ta tükkideks ja niimoodi, siis ma jagasin inimestele nii-öelda tasuta ära. Aga see ei ole patt, vaid see on väga hea, tore tegevus. Aga enamus, ma arvan, et siis saanud aru selle võimsast omadusest, tema ravi omadusest, et reishi ju on väga-väga võimas, just tegeleb selle rõõmuga ja meie seksuaalenergiaga siin kehas, eks ju, ja ajuga. Et kõik seened tegelevad ajuga, sellepärast, et seened tulevad niidistikust ja neil on neid nii-öelda bioaktiivsed komponente. Näiteks lõvilakas on komponendid, mis lähevad selle nii-öelda hipotaalamuse või selle aju selle keskosa seintest läbi ja ehitavad seal uusi närvivõrgustikke. Et selline äge toime. Aga nende seente jagamisega, et siin on ka erinevad koolkonnad, nagu et osad söövad seeni, teised ei söö seeni, eks ju. Aga sama on ka sellega, et kas peaks ikka müüma neid seeni ja kas me peaksime neist tegema produkte ja asju ja müüma ja tegema mingit kasemetsades tšaaga kasvatusi ja siis võtma neid puupakke ja kasvatama austerservikuid ja muid. Kas on vaja äri teha? Et mul üks tore tuttav, tema on teeseene huviline ja ehk siis kombutša ja tema külmkapp oli või on, pole ammu külas käinud, eks ju,
on täis kombutša pudeleid, lihtsalt 10 pudeleid, kus tal on riiulid kõik kohad täis ja ta teeb neid, ja ta teeb nagu nii head kombutšat, kõige parem, mis ma olen saanud, parem kui ükskõik, kes teine on teinud või mida iganes. Aga tal on printsiip, et ma küsisin, et vau, sul on nii hea kombutša, et kas ma võiksin seda kaasa osta, et noh, ma ei taha seda lihtsalt võtta. Ja siis ta peab mulle kõne, kombutša on püha söön, seda ei müüda ega osteta, seda kingitakse edasi. Ja siis ta kinkis mulle pudeli kaasa, et näe, joo seda ja tee ise. Aga seda ei tohi müüa, see on kõige püham asi üldse. Ja jah, kombutša on ehk siis probiootiline seenejook, mis on kõhule väga hea. Et samamoodi näiteks vesikeefir, mida on tehtud ja veel on erinevaid selliseid seenekesi, mis on jälle probiootilise toimega. Et seened on igate moodi, ma ei tohinud öelda ravimid, eks ju, aga seened on igate moodi organismid, kes aitavad meil inimestena paremini aru saada iseendast ja paremini nii-öelda areneda. Kas või isegi liigne pärmseen kehas või kõõneseene haigused ja muud asjad. Nad ei ole sellepärast, et sulle halba teha. Nad lihtsalt lagundavad sinu sees olevat paska, seda jama materjali, mis sina oled enda sisse toonud läbi kehva toitumise, läbi liigsest suhkru ja läbi oma mõtteviiside. Nad lihtsalt on meeldetuletus. Me lihtsalt sööme seda ülejääki, mis sinu sees on. Ja siis on okei. Noh, tavai, ma pean siis hakkama tervislikult toituma, kasutama mingeid preparaate ja selle endast välja juurima. Nad on lihtsalt väiksed meeldetuletajad. Pluss meil on kõhus bakteritega koos ju seenelisi, miljardeid pisikesi seenelisi. Et enamus seenest on eks ju maa sees, aga siis suur osa seentest on lihtsalt need väiksed seenekiud, mis lendavad tolmuga ringi või õhus ringi ja viljastavad muid asju. Et seened on väga targad ja väga huvitavad elukad. Et selline asi tuleb ka meelde, et cordyceps, see on väga äge seen. Et minu lemmikud ongi äkki lõvilakk, cordyceps ja siis chaga ja siis loomulikult see kandokääbe. Et neid ma olen kõige rohkem kasutanud. Aga cordyceps, nagu ta läheb sipelgate sisse ja siis ta kasvab nende sees ja siis lõpuks tuleb vili välja, et elusa sipelga sees kasvab nagu seeneke välja. Natuke rõve mõnes mõttes, aga siis on leitud, et nad tõstavad inimeste vastupidavust, teevad neist võimsad atleedid ja aitavad neil nii-öelda olla nagu tublid sportlased. Et see on nagu väga huvitav. Ja on leitud ka viised, kuidas saab kasvatada cordycepsi ilma nii-öelda nagu isända, ehk siis nii-öelda organismite, kelle sees nad elavad, vaid neid on võimalik ka teistsuguste ainete ja kiudude peal kasvatada. Aga samamoodi on seentest üks ülimalt äge firmade penoplasti seentest. Nagu see on kõige lahedam asi üldse. Kui me teeme seentest penoplasti, siis me ei pea seda naftatoodet enam kasutada, et maja seda näiteks vundamenti nii-öelda isoleerida ja soojustada, vaid me saame kasutada seeni. Ehk siis me saame lagundada kogu selle tootmistsükli tagasi loodusesse pärast poole. Et see on üks kõige ägedamaid asju. Siis osad tegelased teevad näiteks kombutša seenest teevad trumminahku, kingasid. Täiesti nagu uskumatu, et seentest on tehtud ka mingid vihmajopesid ja et need kõik asjad võtavad aega, et enne kui nad jõuavad massturule, me saaksime nii palju sellist plastikut ja mikroplasti seentega nagu minema saada. Ja sammal on ka ju nii-öelda vetika ja seente sümbioos ja sammal igal pool reguleerib niiskust, et võid teha koju sambla seinasid ja et oleks parem toa õhk. Ja loomulikult, kui läheme hauda, siis hauas võtavad meid vastu seenekesed, kes söövad meie kõdunevad kehad. Oih, meie kõdunev keha ongi sellepärast kõdunev keha, et on seeneke, kes hakkab seda ära sööma koos bakteritega. Et meid süüakse ära ja siis meis olevad mineraalid nii-öelda taas kasutatakse, taas jaotatakse siin maailmas laiali ja meist saavad jälle mingid organismid
puud, inimesed, mis iganes meie osakesed, osised järjest nagu reprodutseeruvad. Et see on täiesti uskumatu ja võimas asi. Ja loomulikult, mis ma ütlesin, et ma ei soovita neid seenekogemusi, aga on leitud uuringutes, et need võluseened ja need ravivad inimestest, ei ravi, mitte miski ei ravi, aitavad depressiooni vastu. Et inimesed on söönud neid võluseeni ja siis ajus tekivad need närviühendused ja nad näevad järsku selgelt oma seda olukorda, oma pilti ja kes nad on. Et vahest osadel on vaja suuremat doosi, teistel väiksemat ja siis see panebki neid tegema ka nii-öelda imelisi asju. Et nii paljud näiteks muusikud, eks ju, on psühhedeelikumide abil tulnud oma asjade peale, et kui sulle meeldivad näiteks Beatleid ja Beatlete pealt on üles ehitatud kogu muu popmuusika põhimõtteliselt. Palju õnne, psühhedeelsed ained, eks ju. Et kui nagu rääkida nende piiramisest, et siis no ma ei tea, kas on vaja. Loomulikult on vaja piirata kõiksuguseid teisi narkootilisi aineid, näiteks opiaate ja nii edasi. Aga ma isiklikult usun, et ka nende psühhedeelikumide asemel saab kasutada helisid ja ka nii-öelda mitte psühhedeelseid komponente, et jõuda oma sisemuses sellise klaarsuseni ja avatuseni. Et see on nagu natuke teine nii-öelda edasiminek ja teema. Vot. Aga nii, seened on imelised olendid, seened on meie sees, seened on meie ümber. Kõige suurem organism siin maailmas on Yellowstone'i rahvuspargis kasvav seen, kes on seal kogu rahvuspargi all. Põhimõtteliselt oli mitmeid sadu tonne või miljoneid, ma täpselt ei mäleta, ehk siis megaorganismid. Ja meie ise oleme nii-öelda replikatsioonid, jäljendid sellest seeneteadusest, et me nii-öelda elame siin maailmas ja me oleme oma sellise nii-öelda sotsiaalse võrgustikuga ühenduses, me oleme oma nii-öelda meeltega, mõtetega üksteisega ühenduses, nagu seeneniidistikuga kõikide inimestega. Ja ma arvan, et see sama seente nii-öelda olemasolu, et see ongi see, mis loob neid niidistikki ja toetab meie nii-öelda ühendust kõige loodusega ja üksteisega. Ja siis me loomegi neid nii-öelda sotsiaalmeedia platvorme ja asju, et seda ühendust ka nii-öelda fabritseerida teistsugustel moodidel. Ja ma arvan, et see ongi kõik inspireeritud sellest päris seeneniidistikest, mis siin olemas on. Ja loomulikult on olemas ka söögiseened, kulinaarne värk ja notsud ja kutsud, kes otsivad trühvleid. Siin Soomes on ka trühvleid ja see on päris populaarne tänapäeval, et koolitatakse välja notsusid ja hundukesi siin Soomes, kes lähevad neid trühvleid otsima. Vot, mul on hea meel, et vaatasid siia lõpuni, et soovid omale imelist hambapastat remineraliseerivat või siis iluseerumit kullaga, siis kirjuta, võta ühendust ja